Austatud juhataja, alkoholi vastu võitlejad ja nende nõuandjad, head kolleegid, daamid ja härrad. Mul paluti neurobioloogiast rääkida ja seda ma siis teen, aga kuna konverentsi nimes on nii prominentsel kohal geenid ja keskkonnad ja kuna neurobioloogia ka kuskilt mujalt ei tule kui geenide mõju lahtirullumisest ja hiljem siis keskkonna poolt lihvivatest mõjustustest, siis ma lõpetuseks räägin natuke sellest ka, nii et kui te lubate, siis ma alustan tagajärgedest ja lähen hiljem eelduste juurde. Etanool on väga vana tuttav ja nagu Paracelsusel ka seostatav väljend, et iga ravim võib olla mürk ja ka vastupidi, on etanooliga enam-vähem sama lugu. Loodusest pärit olevad arstimid, mida me kasutame, on enamasti looduse poolt loodud, et kedagi mürgistada, et seda loojat kaitsta. Nii ka alkoholi teevad pärmseened selleks, et me nende toitu nende eest ära ei sööks. Aga etanool erineb ühe asja poolest väga palju teistest looduses olemasolevatest mürkidest ja see võib kõlada paradoksaalselt, või õigemini see ongi paradoksaalne, aga see võib kõlada sofismina, et alkohol on väga nõrga toimega farmakon, vaadates keemiku või bioloogi pilguga. Kui me tahame midagi võrrelda, kui tugev toime millelgi on, siis me peame viima selle kontsentratsioonide peale. Ja need, kes teist annavad inimestele ravimeid, mõjustavad oma patsiente ravimi kontsentratsioonidega, mis on enamasti nanomolaarses kontsentratsiooni suurusjärgus, mõnikord mikromolaarses kontsentratsiooni suurusjärgus, et tüülalkoholi efektid hakkavad madalas millimolaarses kontsentratsioonide suurusjärgus, mis on põhjendus sellele, miks me võime nii palju juua, ilma et midagi väga hirmsat juhtuks. Kahjulikud efektid, mis etanooliga lõpuks tulevad, on sellest, et kasutatakse see võimalus suurepäraselt ära, et saab väga palju juua ja siis juuaksegi väga palju. Ja see hakkab ühel hetkel mõjuma hästi paljudesse erinevatesse kohtadesse, kuna etanooli kontsentratsioon on olnud väga kõrge väga paljudes kohtades, sealhulgas ajus. Meditsiinis on etanooli siiamaani veel uskumatult paljudes kohtades, kui hakata hoolikalt vaatama. Tal on ajalooliselt palju suurem roll olnud, aga akuutselt etanooli paljud kasulikud omadused on väga lähedal nendes annustes, mis on juba surmavad ka. Nii et meditsiin on järk-järgult etanooli asendanud igasugustes kohtades, aga kui ma 2 aastat tagasi vaatasin, et kui palju ravimpreparaate on maailmas olemas, mis võivad sattuda laste kätte, laste peal ka kasutatakse, kus on etanooli veel säilitusainena või lahustina sees mingil määral, siis neid oli üle 700. Nii et kogu meditsiinis on neid ilmselt veel väga palju rohkem. Aga jällegi neid asendatakse seal ja see akuutne toksilisus, mis sealt on potentsiaalselt võimalik, ei ole liiga suur tõenäoliselt. Küll aga on ajule ilmselgelt tarbimisväärtuslik mõju etanoolil juba tunduvalt väiksemates kontsentratsioonides. Õigupoolest kõige väiksemad etanooli kontsentratsioonid, mis võivad juba palju kahju teha, hakkavadki potentsiaalselt mõjuma siis, kui aju areng on kõige varasemates staadiumides ja selle eest on hoiatanud meid juba Vana Testamendi kohtunike raamat. Üldiselt on piibel hoiatab pigem vee kui alkoholi eest arusaadavatel põhjustel, et puhast vett oli raske saada. Aga see, et lootele on alkoholi suhteliselt väikese mõju juba üsna kõrvale kallutav, on tänaseks võrdlemisi teada üldiselt. See pilt, mis osutabki enne doktor Hans Kase poolt nimetatud epigeneetilistele aspektidele, on siin eriti välja toodud ühes raamatus, mille ma lehitsesin enne seda loengut kokkupanemist läbi. Tänavu ilmus King's College Londoni professori Victor Preedi toimetamisel üks ilmatu paks raamat The Neuroscience of Alcohol. Ma vaatasin igaks juhuks läbi selle, et äkki on midagi väga tähtsat, mille ma olen maha maganud enne, kui ma siia rääkima tulen. Aga seal oli väga palju kirjusid pilte. See on alustuseks üks kirjupilt, mille ma olen ise
ühte eestikeelsesse raamatusse kunagi pannud ja mille peamine sõnum oli see, et uimastitel on väga erinevad molekulaarsed toimemehhanismid, aga üldiselt me teame, me saame nad sünapsise ehk siis kahe närviraku omavahelise keemilise suhtlemise kohas ära paigutada, aga kui keegi peaks olema seda joonist vaadanud või kes lähemal on praegu vaatab, siis ta näeb, et etüülalkoholi siin ei ole. Ja etüülalkoholi ei ole sellepärast, et selle pildi sellist elegantset lihtsust mitte ära rikkuda, sellepärast et etüülalkohol oma millimolaarsetes kontsentratsioonides omab ajus nii palju erinevaid efekte korraga, et me ei ole tänaseks päriselt selgeks saanud, mis neist missuguses olukorras kõige olulisem on. Et te näete siin loengus nüüd hästi mitmeid kirjusid pilte, kõikide kirjude piltide sõnum on eeskätt see, et pilt on kirju. Mõned pildid tulevad hästi lihtsad, nende peal on selline konkreetne lihtne sõnum, mida on mõtet meelde jätta. Vahel on seda ka hea teada, mis veel teada ei ole. Siis ei pea muretsema, et midagi tähtsat on maha magatud. Me õigupoolest ilmselt teame seda, et aju peamine pidurdusvirgatshappe, gamma-amino või happe kasutav neurotransmissioon on etanooli poolt oluliselt mõjustatud, aga isegi sellesama GABA tasemel võib joonistada pool tosinat erinevat noolt, mille kaudu etanoolil on potentsiaalne võime midagi teha. See ei tähenda, et me mõningaid aspekte ei teaks ülima detailsusega. Me gamma-amino või happe retseptori molekulaarstruktuuri vaadates me võime näidata, missuguste konkreetsete aminohappe jääkide juures on etanooli potentsiaalsed seondumiskohad. Millest me nii hästi aru ei saa, on kuidas see süsteemi füsioloogias, terviklikus ajus, kes kõnnib inimese organismis ringi ja käitub ja teistega interakteerub, kuidas see tähendus täpselt omab mingis olukorras. Aga küll me saame teada. Nüüd teine tähtis sihtmärk, mis etanooli ilmselgelt ajus on aju peamine erutusvirgatsaine, samuti aminohappe struktuuriga glutamaat, mis glutamaat on natuke keerulisem süsteem veel kui gamma-amino või happesüsteem, tal on mitmeid erinevaid sihtmärkmolekule, aga etanoolil on terve rida akuutselt pidurdavaid efekte erutustransmissioonile ja aktiveerivaid siis gamma-amino või hapet kasutavale pidurdustransmissioonile. Kui see kokku liita lihtmehaaniliselt, siis võiks tulla nii, et etanool lihtsalt pidurdab kesknärvisüsteemi. Ei, nii lihtne ei ole. Ta pidurdab kesknärvisüsteemis ka üldisi pidurdavaid protsesse, mille tõttu ta mõnes aspektis erutab närvisüsteemi. Ja kokku tuleb seetõttu selline kompleksne mudel, mis ei ole kõikidel inimestel mitte päris ühesugune ja ilmselt ei saagi olla, kui inimese käitumine kuidagi geenidega seotud on. Nüüd see, mis ma seni rääkisin, oli nii veel ainult etanooli akuutne toime. Aga etanool tänu oma toimele millimolaarsetes kontsentratsioonides võimaldab meil teda tarbida palju aastaid enamikul inimestel ja selle käigus toimuvad ajus mitmesugused muutused. Üldiselt on erutustransmissioon glutamaadi kaudu suurenenud. Gamma-amino või hapet kasutavad pidurdusprotsessid nii lihtsalt ei muutu või nii lihtsalt, et muutused üldistatavad ei ole, seal on palju erisuunalisi muutusi. Nii, mõnda kirjutpilti te nüüd juba nägite, see on nüüd üks selge pilt. Sain selle Hans-Ulrich Wittgeni käest, kes mõned aastad tagasi Euroopa Ajunõukogu tellimusel juhtis suurt meeskonda, mis hindas erinevate psühhiaatriliste ja neuroloogiliste häirete poolt tekitatavat terviskahju Euroopas. Ja see on mõned tulbad, mis väärivad näitamist sellepärast, et niinimetatud alkoholi tarvitamishäire, asudes siin joonisel suhteliselt põhjas, on selline, mis on kõige suuremat terviskahju tekitav Euroopa meestel. Me näeme siin ka seda, et naistel kõige suuremat kahju tekitab depressioon ja seda, et alkoholi tarvitamishäire puhul on hästi suur dissotsiatsioon meeste ja naiste vahel õigupoolest kõige suurem. Midagi suurt näeb veel depressiooni puhul, või siis dementsuste puhul, kus on asi lihtsalt selles, et naised elavad kauem ja neil tekib see võimalus dementsust saada. Nii et me näeme siin paari asja, mis on edasise arutelu jaoks natukene olulised, aga sünaptilistest efektidest niisiis alkoholi puhul eristuvad võrdlemisi tugevasti akuutsed ja kroonilised efektid. Ehk siis see, et mis pikaajalisel etanooli tarvitamisel tuleb, ei ole mitte see, mis akuutsel tarvitamisel tuleb enamasti. See on üks niisugune hiljutine kokkuvõte, missugused on akuutsed
efektid sünapsis ja missugused on kroonilised efektid sünapsis. Ei hakka neid siit ühekaupa praegu läbi vaatama, aga mõneski kohas võite näha, et kui on sama asi, siis nooled lähevad vastupidises suunas. Nagu näiteks üldine närvirakkude erutuvus akuutselt, etanool on tegelikult rahustav, vaigistav, ütleme, on võib-olla õigem sõna, kuigi väikestel etanooli annustel on täiesti unikaalne omadus korraga vähendada negatiivset emotsionaalsust ja tugevdada positiivset emotsionaalsust. Mitte kõigil inimestel, mõnel läheb halvasti, aga paljudel inimestel see efekt on olemas. See ei ole tegelikult reprodutseeritav praegu teiste psühhofarmakonide poolt ja see mehhanism on väga huvitav. Aga paraku on nii, et pikaajaliselt läheb neuronaalne erutuvus paljudes närviringides liiga suureks, sest mitmesugused ioonjuhtivused muutuvad ja see ilmselt enam väga hea ei ole. Siin on veel üks ilus värviline pilt, hästi segane, mis räägib sellest, et ma hiljem räägin siin dopamiini teljest natukene, mis on selline tuntud staple food sõltuvusbioloogia maailmas, aga viimastel aastatel on palju rohkem moodi läinud üks selline tore ajupiirkond nagu lateraalne või külgmine habenula. See on üks niisugune ajupiirkond, mille aktiivsus hoiab ülemäärase aktivatsiooni eest aju ja kui see aktiivsus läheb väga suureks, siis inimesel, lihtsustatult öeldes, inimesel on meel tavaliselt paha. Ja see võib tekkida tingimustes, kus inimene on etanooli mõju all pikka aega olnud ja siis ei saa järjekordset annust ja siis tal on meel paha sellepärast, et lateraalses habenulas närvirakud hirmsasti aktiveeruvad. See on võib-olla uuema neurobioloogia üks niisuguseid kõige kindlamaid saavutusi, mis on hästi reprodutseeritav. Me oleme praegu selles mõttes huvitaval ajal alkoholi neurobioloogias, et teaduses enamasti on nii, et vahel tuleb mingi väga uus, väga tore teadmine, mis jääb püsima ka ja siis on võimalik õpik ümber kirjutada ja tunne, et nüüd me teame kõike. Siis hakkab vähehaaval selguma, et tegelikult ikka nagu veel vähe teaks, et rohkem on vaja teada ja siis see on see periood, kus tuleb erinevatest laboritest erinevaid tulemusi ja sellest suure pildi kokku saamine võtab jälle natukene aega enne, kui kuskil plahvatab. Et praegu on selline periood, võib-olla see habenula aktiivsuse teema kujuneb selliseks uueks plahvatuseks, ma praegu veel ei luba. Peaasjalikult seni rääkisin nagunii sünapsite tasemest. Neurobioloogias sünapsid mõistagi ei ole see ainus tase. See on üks niisugune pildikene, kui keegi joonistab mingi siukse asja, siis see on hipokampus. Skeem hipokampusest, täpsemalt küll dorsaalsest või selgmisest hipokampuse osast katselooma ajus, kus on osutatud sellele, et on olemas palju pikaajalise alkoholi tarvitamise efekte, mis lähevad sünapsite tasemelt organisatsioonilt kuskile kõrgemale või suuremale organisatsioonile. Üks iseloomulikke muutusi on see, et närvirakud hakkavad kaduma vähehaaval minema ja sellised morfoloogilised omadused muutuvad närviraku membraanide omadused, need muutuvad jäigemaks ja kokkuvõttes erutuvus joonide liikumise muutuste tõttu suureneb. See ei ole samas ka niisama lihtne, et see kõik kohe läheks ühes suunas kogu aeg. Ühed mu head kolleegid tegid kunagi siis, kui läks moodi neurogeneesi uurimine, uute neuronite tekkimine imetajate ajus, tegid katse, kus nad andsid katseloomadele hulga alkoholi ja siis mõõtsid neurogeneesi, uute neuronite tekkimist selleks, et saada tulemused, et uusi neuroneid enam ei teki etanooli mõjul. Nad olid väga õnnetud, kui nad said täpselt vastupidise tulemuse. Sellepärast, et alkoholi tarvitamise esimestes teatud faasides võib eksisteerida selline ülekompensatsioon, mille puhul neurogenees suurenebki. Seni kuni ajuressursid on veel kasvavalt ära kasutatavad ja see on järjekordne peegeldus sellest, kuidas on võimalik mõnedel inimestel väga palju aastaid, väga palju juua ja ikkagi jätta veel sellise hea funktsioneerimise mulje ka. Ma pean ikka ühe pildi näitama sellistest tervetest ajudest ka, kuigi see on see tasand, kus me teame väga palju fakte, aga suure pildiga on kõige rohkem raskusi. See on üks niisuguseid näiteid, kus on
võetud kontrollinimeseks inimesed, keda kutsutakse light drinkers või need, kes natuke joovad. See on ka mõtlema panev, et me ei võta tingimata kontrolliks alati neid, kes üldse ei joo, sellepärast et meie kultuuris inimene, kes üldse ei joo, võib kuidagi kontrasteeruda väga ülejäänud inimestega ja see võib muuta oluliselt tulemusi, mis me saame sellistes võrdlustes. Aga jah, kui me neid inimesi, kes joovad mingisuguse sotsiaalse reegli järgi mõistlikult, kui selline asi on olemas, siis võrreldes neid nendega, kes üldse ei joo, nendega, kes on alkoholi joonud, aga on loobunud, nendest, kes on alkoholi joonud ja joovad edasi, või kui me võrdleme neid erineva alkoholi ajalooga inimesi omavahel, siis me saame selliseid erinevaid kirjusid pilte ja me näeme neid üle kogu aju tegelikult. Väga paljudes erinevates suurtes ajuregioonides on sellised erinevused, nii et me võime need hetkeks pähe õppida, mis need tulemused on, aga me selle teadmisega praegu patsiendi juurde minna veel ei saa. Suur osa sellest, mida me täpselt teame, on õigupoolest loomkatsetelt, sellepärast et seal meil on tunduvalt rohkem võimalik reprodutseerida, anda mingeid kindlaid tingimusi ette. Ja sealt on pärit ka see üks klassikaline teadmine uimastite toime kohta, mis on õpikutõeks, et see, et psüühilist sõltuvust tekitavad farmakonid toovad akuutselt kaasa dopamiini vabanemise, suurenemise nucleus accumbens septis ehk ajuvaheseinale naalduvas tuumas. Siin on üks pilt, mis näitab hästi selgelt, kuidas väike annus dextroamfetamiini annab väga kiire dopamiini taseme tõusu rakkude välises ruumis. Aga see teadmine on pärit 1988. aastast Gaetano di Chiara klassikalised tööd, mida on väga edukalt reprodutseeritud palju. Siin on näidatud ka, kuidas alkoholiga on põhimõtteliselt võimalik täpselt samasugune efekt saada. See tundub olevat nagu selline asi, mida me väga hästi teame. Isegi siin on tekkinud mõningaid niisuguseid momente, mis panevad mõtlema. Et näiteks hiljuti valdkonna juhtivas ajakirjas Addiction Biology ilmus üks selline artikkel, mis näitas, et sellest dopamiini tõusus võib olla roll ka etanooli metaboliitidel, mida me seni oleme pigem tagasi tõrjunud kui midagi sellist, millel ei ole psüühikale olulist sisulist mõju. Katse siin on tehtud põhimõtteliselt nii, et katseloomad on saanud alfa-metüülparatürosiini, mis tähendab seda, et neil puudub dopamiini süntees ja siis on pandud dopamiini siia keskkonda juurde ja siis etanooli mõjul toimub see oodatav dopamiini neuronite aktiivsuse suurenemine kõhtmises katendis või ventraalses tegmentumis, A10 neuronite rühm. Aga see toimub ainult siis, kui on võimalik tekkida atseetaldehüüdil. Nii et see on omaette mõistatus, kui tähtis siis see on ja mida see peaks neurobioloogia jaoks tähendama, seda natukene mõtlema. Küll aga see, et nende katseloomade peal saadud tulemustel on selge relevantsus ka inimeste jaoks, on tänase tehnoloogiaga näidatav. See on positronemissioontomograafia, mis peegeldab dopamiini vabanemist selle kaudu, et märgistab dopamiini retseptoreid, kui dopamiini palju vabaneb, siis tõrjutakse osa ligandi välja ja seda me põhimõtteliselt siin ka näeme, et etüülalkoholi manustamine vähendab punast värvi siin ja kollane muutub vähem intensiivsemaks dorsaalses ja ventraalses juttkehas. See, kui suurel määral dopamiini vabaneb, korreleerub subjektiivselt intoksikatsiooni seisundiga hästi. Aga alkoholile lisaks tuleb meie keskkonnas veel palju erinevaid keskkondlikke mõjureid. See oopiumi lokaali pilt on lihtsalt värvikaks meeldetuletuseks. Oopiumi juures on teised aspektid veel, mis selle lokaali sisuliselt oluliseks teevad. Aga etüülalkoholiga ka sellises simulatsiooni eksperimendis, kus inimestele, kes alkoholi tarvitavad, kas nii nagu meie kultuuris sobib või nii nagu meie kultuuris kohe üldse mitte ei sobi, näidata pilte nende lemmikjoogist, kes siis veini joob ja kes õlut joob, eks ole, kes viina, siis me näeme vahet sellel, kuidas aju aktiveerub juba sellist alkoholi nägemisest ainuüksi nendel, kes on mõõdukad joojad, nendel aktiveeruva prefrontaalne koor, loodetavasti ütleb siis, et see on üks asi, mida võiks natuke juua, aga mitte väga palju.
ja naalduv tuum ehk ventraalne striaatum, mis ütleb, et see on üks tähtis asi, seda ma pean praegu võtma. Aga nendel inimestel, kes on juba liialdajad, nendel aktiveerub kõige rohkem dorsaalne striaatum ja see ütleb, et see on üks mingi siuke asi, mida ma nagunii kogu aeg teen ja seda mulle on väga vaja. Ilusa joonise tegi David Self aastaid tagasi, kui see dopamiini fenomen oli juba piisavalt kaua uuritud ja kui seda tehti ka niisuguste meetoditega, mis võimaldavad reaalajas väga suurt ajalist lahutust, siis ta näitas seda, et loomal, kes on, siin on küll kokaiiniga tehtud katsed, aga see tõenäoliselt käib etüülalkoholi kohta enam-vähem samamoodi. Et loom, kes on harjunud sellega, et kui ta siia kangi juurde läheb ja vajutab, siis ta saab uimastit, aga ainult siis, kui lamp põleb. Kõnnib muidu rahulikult ruumis ringi, kui lamp ei põle, siis kui lamp põlema läheb ja ta näeb, et siin on lamp, siis ta hakkab minema sinna kangi poole ja selleks annab talle tagant tõuke väike dopamiini vabanemise impulss. See on hästi lühiajaline, see on õpitud reaktsioon. Siis ta läheb sinna kangi juurde, mida lähemale ta sellele jõuab, seda kõrgemale läheb dopamiin ja füsioloogiline dopamiini vabanemise tõus on maksimaalne tegelikult selleks hetkeks, kui toimub kangile vajutus. Sellepärast, et see süsteem ütleb pigem seda, et meil on midagi olulist siin, millega ma pean tegelema. Sõltuvuses aju peab lihtsalt etanooli või mingit muud uimastit rohkem oluliseks kui kõiki muid asju. Ja siis tuleb farmakoloogiline efekt. Ja sellega toimetulekuks me ei ole füsioloogiliselt nii hästi valmis. Lühike kokkuvõte sellest, mis ma rääkisin, on selle slaidi peal. Aga see on nüüd üks pilt, mis siis edasi saab. Võiks lihtsustatult arvata seda, et sõltuvus on see, kui aju muudkui vabastab rohkem ja rohkem dopamiini uimasti peale. Aga aju elab oma elu vahepeal ja siis hakkavad juhtuma sellised asjad, nagu selle pildi peal on näha, kus need mustad punktid käivad nende rottide kohta, kes alkoholi tarvitavad ja kellel alkoholi vabanemise peale on dopamiini vabanemine pikaajalise kogemuse põhjal hoopis väiksemaks jäänud ja baastase ka. Mul jäi slaid lisamata siia selle kohta, aga Nora Volkovi grupp National Institute of Drug Abuses on seda korduvalt näidanud ja hiljem teised reprodutseerinud, et ka dopamiini retseptorite tase pikaajalisel uimastite tarvitamisel jääb väiksemaks. Ehk siis dopamiinisüsteem kohaneb põhjalikult ümber ja mingid sekundaarsed süsteemid võtavad juhtimise üle. Lühidalt kokkuvõetav on see aju bioloogia ja psühholoogia ehk niimoodi sõnastatav, et kui inimene või rott on sõltuv mingist uimastist, siis ilma selle uimastita tekkinud võõrutusperiood, mis on suhteliselt negatiivselt afektiivne, ka mingi väline stress võib selles rollis olla, aktiveerib limbilise süsteemi neid osi, mis panevad käitumise väliseid külgi, juhtivad ajuosad selle peale mõtlema, et kust seda uimastit nüüd järgmiseks saaks. Ja siis, kui see uimasti on hangitud, siis käivituvad ka sellised automatismi piirkonnad, mis ütlevad, et see võikski olema pigem regulaarne. Ehk siis ilmselt ajus eksisteerivad sellised assotsiatiivse õppimisega muutunud piirkonnad, kus uimasti võtab üle aju nii-öelda autopiloodi selle osa, mis teeb meie eest seda, mida me ise kogu aeg teha ei jõua. Mõelge, kui paljudele asjadele meil on vaja kogu aeg mõelda, eks ole. Ei jõua kõige peale kogu aeg mõelda. Näiteks, et kas hingata või mitte hingata. Kes mõtleb selle peale? Väga harva me mõtleme selle peale, et hingaks nüüd sügavamalt või kuidagi teistmoodi. Aju teeb väga palju meie eest ise ära ja uimastid trügivad sinna vahele. Nüüd natukene siis geneetikast ka. Et kus see aju muidu tuleb, kui geeni ekspressioon ei ütleks, missugune ta peab olema. Ja ilmselt on nii, et mõnedel inimestel on see geneetiline risk väiksem ja mõnedel on suurem. Tegelikult võib kõikidel alkoholism tulla. Alkoholism ei tule geenidest, alkoholism tuleb alkoholist. Ja mida rohkem alkoholi tarvitada, seda suurem tõenäosus on, et alkoholism tuleb. Aga on olemas geneetiline eelsoodumus ilmselt, kus siis tundlikkus keskkonnategurite suhtes on suurem. Või siis ka näiteks kõige tugevamad geenid ühekaupa võttes alkoholi tarvitamisega seoses ei ole ajus ekspresseeruvad, vaid need on need, mis mõjustavad maksatalitlust. Ja mis mõjustavad maksatalitlust seda pidi, et kui inimesel on sellised geenivariandid, mille tõttu maks lammutab alkoholi rohkem ja kiiremini, siis tal on suurem risk alkoholismi saada, sest ta saab rohkem juua.
Nüüd dopamiinist ma rääkisin, et tuua teine dimensioon veel korraks juurde, siis see on üks pilt nüüd ahvide peal saadud tulemustest, kus alkoholi tarvitamine on viitud seosesse serotoniini käibega ja see on see dimensioon, et üks asi on selline kompulsiivne käitumine, mis dopamiini kaudu käib, teine on see, et käitumise kontrolli nõrkus tuleb jälle eeskätt serotoniinisüsteemi puudustest. Ja see on ka Nora Volkovi laboratooriumist pärit joonis, mis on hästi tähtis ja mis tasuks meelde jätta, mitte tingimata just niisugusel kujul. Mina näiteks ei ole päris kõigega nõus, mis siin on, aga põhimõte on minu arust väga, väga hea. Ja see osutab sellele, et ajus on erinevad moodulid, erinevate asjadega tegelevad siin varjutatud siin erineval kujul, millel on kõigil oma tähtsus sõltuvuse, sealhulgas alkoholismi väljakujunemise juures. Ja selleks on õppimise komponent, siis see, kuivõrd mingi mõnutundlikkus on asjaga seotud, stressitundlikkus, siis see inimetatud olulisuse omistamine või see aju autopiloot, mis ütleb, et kui tähtis miski on. Kahtlemata ka tundlikkus võõrutusnähtudele on oluline, impulsiivne aspekt, meeleolu aspekt. Need kõik süsteemid ei ole kõikidel inimestel ühesuguse kaaluga, sest nad on pärilikult erinevad. Ja see toobki paratamatult kaasa polügeensuse. Siin hakkab kehtima geneetikute Anna Karenina printsiip, ehk siis, et kõik õnnelikud perekonnad on õnnelikud ühtemoodi ja iga õnnetu perekond on õnnetu isemoodi. Et sul võib ühes perekonnas olla ka monogeenne alkoholism, aga see on ainult seal perekonnas. Kuskil mujal on teistmoodi. Ma sellepärast aasta tagasi ilmus üks selline tore ajakirjas Nature kokkuvõte, mis rääkis kliima soojenemise katastroofilisest mõjust õlle tarbimisele. Ja mille sõnum oli see, nad arvutasid läbi tegelikult 4 erinevat kliimastsenaariumi, selle joonise peal on toodud ainult 2, kõige õnnelikum võimalus ja kõige halvem võimalus. Ja missugustes riikides siis kui palju õlle hind suureneb vastavates tingimustes. Nad võtsid sellesse analüüsi arvesse mitte ainult riikide odra kasvatamise võime, vaid veel palju muid tegureid, sealhulgas selle, kui tundlikult mingi rahvas paistab reageerivat alkoholi hinna tõusule. Ja selle ennustuse järgi peaks olema Eesti üks niisugune maa, et kui ka kõige halvemaks läheb kliima soojenemisega, siis Eestis läheb alkoholi õlle hind läheb väga kõrgeks. Muuhulgas ka ühelt poolt selle tõttu, et me ei ole väga kõvad odrakasvatajad praegu ja teiselt poolt selle tõttu, et eestlane ostab õlut ikka. Ma toon paar näidet selle kohta, kuidas geneetilisel kaardil saab alkoholismi juurde Eesti laste isiksuse käitumise ja terviseuuringu andmetest, mida ma pikemalt siin ei kirjelda, sest mitmed siin olijad on sellest üht-teist kuulnud, aga see hakkas 21 aastat tagasi peale. Ja mis on tähtis selle konkreetse uuringu juures on see, et ta on oma piirkonna kohta erakordselt representatiivne valim 2 sünnikohordist ja nende sünnikohortide moodustamine on hästi ühesugune. Ehk siis, et kohordid peaksid olema võrreldavad või siis mitte. Ja ma toon 2 näidet. Üks on käitumisgeneetika klassikast, serotoniinitransporteri promootermorfismist, ühekaupa võttes kõige rohkem uuritud geneetilisest variatiivsusest, mille kohta on teada, et seal on üks niinimetatud riskialleel, S-alleel, ärevus ja afektiivsete häirete jaoks, millega serotoniini käive on oluliselt muutunud. Ma näitan ühte pilti selle kohta. See on ilmselt maailmas esimene uurimus, mis näitas molekulaargeneetilist interaktsiooni sünnikohordiga. Ja mida selle pildi peal näidatud tulen tagasi, on see, missuguses vanuses esimest korda hakkasid lapsed alkoholi tarvitama, mis on üks niisugune rahvatervishoius kasutatav indikaator, kuna tal on päris hea ennustusvõime selles suhtes, kas inimesel tuleb hiljem elus alkoholiga probleeme. Ja me saime sealt mõned ootuspärased tulemused ja ühe võiks öelda, et sensatsioonilise tulemuse. Ootuspärane on see, et nagu öeldud, meil on 2 sünnikohorti, 6 aastat vahet, noorem kohort alustab varem, see ei ole üllatav. Teine on see, et poisid alustavad varem kui tüdrukud, aga see vahe väheneb, seega ei ole üllatav. Aga siis me nägime veel sellist asja, et väga kõige suurem interaktsioon statistilises mõttes on sool ja genotüübil sünnikohordiga. Ja see on lühidalt kõige paremini kirjeldatav siis, kui te võrdlete neid 2 tulpa siin. Need on nii-öelda riskigenotüübiga tüdrukud
vanemas kohordis, kus nad on viimased, kes alkoholiga alustavad, ja nooremas kohordis, kus nad on esimesed, kes alkoholiga alustavad enne poisse. Ja kui me räägime mitte ainult statistiliselt usaldusväärsusest, vaid natukene efekti suurusest ka, mis võiks olla rahvatervishoius üks tähtis asi ja individuaalselt kliiniliselt veel tähtsam, siis see vanusevahe on 3 aastat, 3 klassi. Seal on tõenäoliselt sisuline vahe, kas inimene hakkab alkoholi jooma 9. klassis või 6. klassis. Nii et ma arvan, et kui keskkond muutub, siis muutub ka see, mismoodi geneetiline risk on üles ehitatud. See on üks tore näide sellest, kuidas nägi kunagi Ameerika läänerannikul välja üks Hiina kogukonna poe varustusleht, kus olid vaheldumisi oopium, soolatud kõrvitsad, oopium, riis, oopium, soolatud bambusvõõrsed, oopium, natuke sütt ka. Selles keskkonnas, kus oopium on tavaline, on oopiumi tarvitamine, oopiumi geneetika 1, alkoholiga tõenäoliselt on umbes sama lugu. Üks lugu kiiresti veel. Kui serotoniinist on kõik midagi natuke kuulnud, siis väga vähesed siin on kuulnud midagi neuropeptiid S-ist. Ka mingisuguses ajuuurijate kollektiivis oleks suhteliselt vähe inimesi kuulnud neuropeptiid S-ist, aga neuropeptiid S on ka üks transmitterfunktsiooniga keemiline ühend, mis hiljuti leiti olevat oluline alkoholi probleemide juures selline kandidaatmehhanism, mida hakati aktiivselt uurima, sellest ülevaates selline ajupilt. See on lühike kokkuvõte 3 artiklist tegelikult, mis oli Karina Laasi doktoritöös, Addiction Biologies on see joonis, mida lühike kokkuvõttev sõnum oli see, et me näeme ühe sama geenivariatiivsuse raames 2 täiesti erinevat rada alkoholi tarvitamishäire juurde. Üks meestel ja teine naistel. See on üks niisugune geneetiline variatiivsus, mis jaguneb rahvastikus täpselt võrdselt. Mõlemat alleeli on ühepalju, heterosügoote on niisiis kõige rohkem. Ja me näeme siin seda, et ühe alleeliga neist läheb tee alkoholi tarvitamishäire juurde naistel üle kõrgema neurootilisuse, ärevuse, alkoholi tarvitamise sellel foonil ja kui alkoholi tarvitada, küll siis tuleb ka alkoholi tarvitamishäire. Meestel seevastu ei ole küsimus neurootilisuses, vaid impulsiivsuses, püsimatuses, võib-olla teatud mässumeelsuses ja julguses teha asju, mida ei tohi teha, mistõttu nad hakkavad varakult alkoholi tarvitama ja kui nad tarvitavad alkoholi rohkem, siis neil tuleb ka alkoholi tarvitamishäire. Ehk siis, et geneetilisel kaardil on palju erinevaid radasid, kuidas jõuda pärale. Ja selle tõttu võtaksin selle aspekti kokku ühe parafraasiga John Keynesilt, kuulus Ameerika majandusteadlane, kes teatavasti suure depressiooni ajal radikaalselt muutis oma vaateid ja üks tüütu ajakirjanik küsis tema käest mitu korda järjest, aga kuidas ikka nii saab, et varem te rääkisite ühtepidi ja nüüd te räägite teistpidi. Ja siis John Keynes lõpuks ärritus ja ütles, et if the facts change, I change my mind, what do you do, sir? Ja nii on, et geen vaatab kah, mis ta teeb, sõltuvalt sellest, missuguses keskkonnas ta elab. Ehk siis alkoholi aju saavad natukene liiga tihti kokku ja sellel on tagajärjed. Me üht-teist teame sellest, missugused need tagajärjed on ja ettenähtavas tulevikus saame rohkem teada ja saame seda paremini ära kasutada. Aga ilmselt on nii, et neurobioloogiliselt on alkoholi tarvitamishäire juurde väga mitu erinevat rada ja seetõttu ka sekkumismeetodid peavad olema teaduspõhiselt individualiseeritud. Aitäh! No nii, suur tänu! Enne kui me lähme oma hästi välja teenitud kohvipausile, kas on üks küsimus? Ma näen siin ühte kätt tõusmas. Mikrofon. Üks. Mul sarnane küsimus. Sul oli seal üks väga ilus pilt nende ajukuvamistega, kus näidati seda meeldivat jooki ja nii edasi. Ja siis need, kes olid juba joodikud, neil oli see pilt teistsugune. Kas see võiks olla üks diagnostiline vahend selleks, et eristada neid, kes on juba ja need, kes veel ei ole? Ütleme nii, et jah, et see on väga hea küsimus selles mõttes, et see on üks potentsiaalne suund selles suunas. Mina olen öelnud mitmes kohas välja ja sellega kutsunud esile mõningat kulmukergitust aeg-ajalt optimismi tõttu ilmselt, et ettenähtavas tulevikus on psühhiaatrias oluline koht ajudiagnostikal. Praegu meil niisuguseid asju veel ei ole, sellepärast et individuaalne
erinevus need on grupiefektid, et meil ei ole individuaalselt võimalik piisava usaldusväärsusega selliseid asju kasutada. Et kui ühel heal päeval me suudame kokku panna mingi geneetilise riski aspektid, ajukuvamispildid, minu pärast vereproovi ja hoopis midagi muud veel, nii nagu enamiku haigusi diagnoositakse, et sümptomid tulevad erinevatest rubriikidest, siis sinna paketti selline asi tõenäoliselt peaks kuuluma.